sõrmed toeta oma keeltele ja pööl panen neljandale. Ja, hästi. Ka. Ja. Nii. Ja nüüd ainult i-sõrmega tõmbad ja siis puudud siia ära. See liigest nii kaugele kui saad ja siis puudutad ära. Nii, siini ja siis puudutad ära. Tõmbad ja puudutad ära. Ja puudutad ära. Nii kaugele kui saad ja puudutad ära. Ja samal ajal teised sõrmed toetavad. Ja, siit hästi. Ja, nii kaugele kui saad liigas ja siis puudutad ära. Ja. Ja siis toetad. Võid kodus tee näiteks 10 korda. Ühte seda liigutust. Siis võtad M-sõrme, sama asi. Tõmbad ära. Nii kaugele kui saad selle liigase ise ja siis toetad tagant vastu seda pöidla alamist lihast. Ja. M-sõrme. Ja. Nii kaugele kui saad. Et õiged lihased läheks tööle. Siis saab ilusti peopessa. Kena. Ja nüüd toeta. Jälle. Nüüd mängi kordamööda. Mängin, puutun, toetan. Mängin, puutun, toetan. Ja, läks. Võid ka julged 10 korda teha. Nii. Siis A-sõrm ja pöial jäävad paika. Nende kahe sõrmega, I ja M-iga mängid korda mööda. Ja näiteks selline rütm. Ta, ti. Ja. Ta. Ja neid võib ka teha siis näiteks 10 järgimust, aga kui nii palju ei jaksa, teed vähem. Miks see on hea niimoodi teha? Sest ülejäänud sõrmed on ankruks ja sõrm saab liikuda ainult õigesti. Niimoodi ma ei lase tal minna, vajutan õigest suunast ja tal on minna ainult õigesse suunda. Siis ajutan M-sõrmega sama liigutust ja siis jätan ikkagi A ja P, jätan toetuma niimoodi, et sõrmed liiguvad kenasti peopessa ja teevad seda liigutust, mida on just harjutatud. Ja just kindlasti toetada ära seda harjutust tehes siia, et sõrm õpiks õigesse kohta minema.